USA president Donald Trump püüab koos NATO partneritega avaldada Vladimir Putinile täiendavat survet. Abramsi tankid, Attackmsi ja Stingeri raketid ning Patriot-süsteemide jaoks mõeldud PAC-3 raketitõrjeraketid ja palju muud hakatakse nüüd tootma Euroopas ning saadetakse otse Ukrainasse. Ameerika Ühendriigid on lõpuks valmis Türgile F-35 hävitajate tarned taas avama. Need on esimesed tulemused NATO tippkohtumiselt, mis täna Ankaras algas. Ukraina jaoks on tippkohtumise õhkkond soodne, sest eelmisel päeval teatas Soome president Alexander Stubb, kes on Donald Trumpi suur sõber, et NATO liidrid, sealhulgas Trump, toetavad. Ukraina droonirünnakute tugevdamine Venemaa territooriumi sügavusse on osa jõupingutustest, mille eesmärk on sundida Moskvat läbirääkimiste laua taha naasma. Balti riikide juhid on muide isegi öelnud, et on valmis taluma drooni intsidente oma territooriumil, sest see on väike hind Ukraina võitluses venelastega. Ja selle taustal tuli lihtsalt suurepärane uudis. Ukraina droonid alustasid tõelist jahti Venemaa varilaevastikule, mis veab kütust. Sel ööl süttis korraga 8 tankerlaeva, mis olid teel okupeeritud Krimmi. Ja tundub, et pärast lööke poolsaarele endale on nüüd Madjari linnud, kui teate, millest ma räägin, asunud Krimmi reaalse blokaadi kallale. Teisest küljest kirjutavad mõned Ameerika meediaväljaanded sünge tooniga, et USA president Donald Trump läks NATO tippkohtumisele halvas tujus. Ja Ameerika ametnikud teatasid, et nad ei saa olla kindlad, et kohtumine Ankaras kulgeb sujuvalt. Arutame nüüd koos, mida on praeguseks teada ja millised on esimesed tulemused NATO tippkohtumiselt Ankaras. Minu nimi on Aleksei Pitsi ja arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Head aega! Teli! Taylor! Telli, alustame päris algusest, nimelt selle NATO tippkohtumise ajakavast. Tänaseks on kavandatud kaitsetööstuse foorum. Üritusel on juba hakatud teatama mitmetest kaitsekoostöölepingutest. Nendest räägime veidi hiljem ja väga põhjalikult. Edasi teevad NATO peasekretär Mark Rutte ja Ukraina president Volodymyr Zelenski ühisavalduse. Õhtul toimub ametlik vastuvõtt ja õhtusöök riigipeadele ja valitsusjuhtidele koos nende abikaasadega. Ja selles osaleb samuti Volodymyr Zelenski. Ja selle päeva lõpus toimub NATO Ukraina nõukogu istung välisministrite tasemel taaskord tööõhtusöögi formaadis. Ja pärast seda peavad alliansi riikide kaitseministrid kohtumisi Jaapani, Lõuna-Korea, Uus-Meremaa ja Austraalia esindajatega. Need on tänase päeva plaanid, aga juba homme toimuvad kõik võtmekohtumised liidrite vahel, ehk siis ka Trumpi ja Zelenski kohtumine toimub juba homme. Ja täna on peamine fookus kaitsetööstusel ja siin on meil tõeline läbimurre. Ameerika Ühendriigid viivad sõjatootmise Euroopasse. NATO peasekretär teatas, et Ameerika relvi, sealhulgas Abramsi tanke ning Attackmsi ja Stingeri rakette hakatakse tootma Euroopas. Järgneb tema tsitaat. Ameerika Ühendriigid ja mitmed juhtivad Ameerika kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas Anduril, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin ja Raytheon, leppinud kokku uutes tööstuskoostöö algatustes suurte Euroopa kaitsesektori ettevõtetega, nagu Diehl Defense, Poola Grupp Sproin ja Nova ja Rheinmetall. See võimaldab meil toota või hooldada olulisi Ameerika võimekusi, nagu Abramsi tankid, Amrami raketid, Attackms, Barracuda 500M ning väiksemõõdulised lennupommid ja Stingerid siin Euroopas.
See ongi täpselt see, millele Ukraina on kutsunud, kui ta ütles, et eurooplased peavad saavutama oma tootmise suurendamise ja oma sõjatööstuskompleksi tugevdamise. Aga oluline on meeles pidada, et mõned relvad on ainult ameeriklastel. Ja just seda teemat arutati G7 tippkohtumisel juunis. Kas mäletate? Ja nüüd selgitab väljaanne Politico, mis sai dokumentidele ligi üksikasjalikumalt, kuidas see kõik hakkab toimima. Vastavalt väljaande Politico kätte saadud dokumentidele näevad täna Ankaras allkirjastatud mitmed kokkulepped ette osa USA's välja töötatud relvasüsteemide tootmise ja tehnilise hoolduse viimist Euroopasse. Need tehingud, nagu te aru saate, on kõigile kasulikud. Ühelt poolt on see viis Ameerika äri stimuleerimiseks, sest kuidas ka ei vaataks, see on tootmise laiendamine. Ja teiselt poolt tagada Euroopale laiem juurdepääs võtmetähtsusega relvasüsteemidele. Nagu dokumentides märgitud, sisaldab pakett töid Euroopa lühimaa õhutõrje rakettide Stinger tootmiseks, majandusliku põhjenduse koostamist ning Raytheoni AIM-120C8 Amram rakettide tootmise laiendamist. Ja mis kõige tähtsam, luuakse Euroopa tehnilise hoolduse keskus PAC-3 püüdurrakettidele, 3, mida kasutatakse Patrioti raketitõrjesüsteemides. See on kõige olulisem hetk Vene rünnakute taustal Ukrainas. Oluline on ka märkida, et igas algatuses osalevad erinevad riigid. Ja siin dokumentide kohaselt on Saksamaa ja Holland sellised Euroopa eestvedajad. Nad koos NATO partnerluse toetamise komitee ja Ameerika Ühendriikidega loovad Euroopasse tootmisvõimsused nende samade raketitõrje rakettide hooldamiseks ja tootmiseks, nagu nad seda nimetavad, PAC-3. Lepingu kohaselt lubavad Ameerika Ühendriigid tootmist Euroopas, kuid jätavad endale kontrolli lõppmüügi üle. Amrami rakettide lepingu taotlejate hulka kuuluvad Belgia, Kanada, Soome, Saksamaa, Holland ja Norra. Samal ajal on veel üks riik läbivaatamise etapis. Siin vihjavad siseringi inimesed Ukrainale, kui nad arvavad, et sellest ei teatata avalikult mitte kunagi. Kui nad ütlevad otse, et jah, Ukraina sai litsentsi ja hakkab otse seal Ameerika rakette tootma. Asi on selles, et litsentse Ameerika relvade tootmiseks saavad avalikult ainult Euroopa ettevõtted ning nemad võivad juba mitteavalikult koos Ukraina ettevõtetega relvatootmist alustada. Saksamaa, Holland, Poola, Rootsi ja USA allkirjastavad samuti veel ühe kavatsuste avalduse Euroopa rakettide Patriot PAC-3 hoolduskeskuse loomise kohta koos ettevõttega Lockheed Martin. Veel üks algatus puudutab ATACMS taktikakomplekside tootmist. ATACMS komplekside tootmist, mida viiakse läbi koostöös ettevõtetega Lockheed Martin ja Rheinmetall. Selles etapis on pooled valmis allkirjastama memorandumit ja juba arutama edasisi koostöö üksikasju. Raketid Holland avaldus kavatsustes seoses Euroopa luureteenistusega. Holland ja Poola allkirjastavad veel ühe kavatsuste avalduse Euroopa loomise kohta. Venemaa vastu Ukraina, kui Ukraina kaitses end metsikute venelaste eest. Ja nüüd toon ma poliitiku tsitaadi, täiesti ilma kommentaarideta. Ma arvan, et te saate ise kõigest aru. Rida avaldusi rõhutab liitlaste jõupingutusi kiiresti taastada raketitõrje vahendite varusid, mis olid tõsiselt ammendunud sõja ajal USA ja Iraaniga. Ja mida vajab ka Ukraina väga teravalt. Üldiselt tulistasid USA oma varud tühjaks. Taastama peavad kõik. Rakettide ostmise meetmepaketti käsitletakse laiemas Ameerika Ühendriikide juhitud algatuses, mida on juba nimetatud hankekoalitsiooniks ja mis samuti esitleti NATO tippkohtumise tööstusfoorumil. Ja siin avaldub üks üsna oluline moment. Kas mäletate, kuidas Donald Trump kutsus Euroopat üles iseend relvastama, iseend kaitsma, ütles, et lahkub Euroopast, viib väed välja ja üldse, et eurooplased peaksid rohkem raha kulutama oma enda kaitsele. Euroopa kuulas lõpuks Donald Trumpi ja hakkas arendama oma relvatööstust ning oma kaitsetööstuskompleksi. Lisaks kutsus täna NATO peasekretär alliansi liikmeid üles veelgi rohkem suurendama sõjalisi kulutusi. Nagu märkis Mark Rutte, ei saa NATO riigid endale lubada luksust lükata edasi oma kaitsetööstuskomplekside rahastamise suurendamist. Peamisteks ohtudeks nimetas Rutte Venemaad, Hiinat, Põhja-Koread ja Iraani. Ta ütles, et Venemaa kulutab sõjalistele eesmärkidele peaaegu 50% oma eelarvest. Hiina jätkab oma relvajõudude moderniseerimist ja laiendab oma tuumapotentsiaali läbipaistvuseta, samal ajal kui Põhja-Korea laiendab oma tuumaprogrammi.
Mis puudutab Iraani, siis kuigi Rutte ütles, et sellest riigist lähtuv oht on pärast sõda USA-ga vähenenud, peaksid NATO riigid siiski jääma valvsaks. Järgneb tema tsitaat. Need riigid teevad üha rohkem koostööd ja see peaks meid kõiki muretsema, sest kinnitan teile, et nad ei tegutse meie huvides. Ja just siin kerkis teravalt esile raha küsimus. Varem ütles USA suursaadik NATO juures Matthew Whitaker, et üle poole 120 miljardist, mille NATO riigid sel aastal täiendavalt sõjalisteks eesmärkideks eraldasid, jõudis lõpuks Ameerika ja Iraani relvatootjateni. Rohkem kui pool. Ja europlased hakkasid pöörduma siseturu poole. Nad ütlevad, et kui juba rohkem raha kaitsele kulutada, siis tuleks seda kulutada Euroopa relvadele, mitte Ameerika omadele. Nad ütlevad, et tore küll, me anname rohkem raha, aga kogu selle pealt teenib Ameerika kaitsetööstus. Ja selle kohta toon ühe üsna huvitava tsitaadi väljaandest Politico. Washington kasutab relvatootmise üleviimise projekti, et positsioneerida end võtmetähtsusega partnerina Euroopa kaitsetoodete turul, jäädes paljude Euroopa Liidu algatuste varju. Brüssel mängib üha suuremat rolli kaitse rahastamisel ning Ameerika ettevõtted on mures programmi osta Euroopa toodangut pärast, mis võib piirata nende ligipääsu Euroopa turule. Nii et siin ei ole alati tegemist mingisuguse altruismiga. Ei, lihtsalt äri. Ukraina jaoks võib see NATO tippkohtumine tõesti edukaks osutuda ja ma ütleksin isegi, et ajalooliseks. Volodymyr Zelenski sõidab tippkohtumisele selge plaaniga korraldada Venemaa vastu kaugrünnakuid, mis peaksid sundima venelasi läbirääkimistele. Ja mis oluline, eurooplased toetavad neid lööke aktiivselt. Keegi ei vaata enam selle kiilaka diktaatori Vladimir Putini poole, et mis ta küll arvab või mõtleb. Ei, kõik ütlevad super, pommitage Moskvad, jätkake samas vaimus, ilus pilt, teete kõike väga hästi. Täna NATO tippkohtumise avamisel ütles Saksamaa välisminister Johann Wadefull, tsiteerin, sõda on jõudnud faasi, kus ka Ukraina võib anda Venemaale tõsiseid lööke. Sellel NATO tippkohtumisel anname me veel kord signaali Ukraina toetuseks. See on kokku 140 miljardit eurot selleks aastaks ja järgnevateks aastateks, mida me saame lubada. Me ei luba Venemaal seda agressiivset sõda võita ja see tippkohtumine kinnitab seda veel kord. Eurooplased võistavad, mida neil tuleb teha. Samal ajal teatas Soome president Alexander Stubb, et NATO juhid, sealhulgas Donald Trump, toetavad Ukraina droonirünnakute tugevdamist Venemaa territooriumi sügavusse. See oli osa pingutustest sundida Moskvat läbirääkimiste laua taha naasma. Nagu öeldakse, kas kõik on väga õiglane. Kui Putin ei soovi korralikke läbirääkimisi, tuleb neid venelaste päid pommitada, et nad kuidagi hakkaksid oma diktaatorit mõjutama ja et too lõpuks jälle läbirääkimiste laua taha istuks. Alexander Stubb lisas, et hoolimata muredest võimaliku konflikti eskaleerumise pärast, isegi kui Venemaa kasutaks tuumarelva, on Ukraina sõjaline kampaania muutnud USA strateegilist nägemust sõjast ja tugevdanud Kiievi läbirääkimispositsiooni. Ja edasi tsiteerin Alexander Stubbi sõnu. Kõik NATO liidrid saavad suurepäraselt aru, miks Ukraina seda teeb. Kõik arvavad, et peame sellist survet veelgi suurendama. Stubb. Kõik NATO liidrid saavad suurepäraselt aru, miks Ukraina seda teeb. Kõik arvavad, et peame sellist survet veelgi suurendama. Mis puudutab Ukrainat, siis oleme üsna soodsas olukorras, kuna kõik, kaasa arvatud meie Ameerika sõbrad, näevad, et Ukraina domineerib praegu lahinguväljal. See on muutnud strateegilist mõtlemist isegi neil, kes püüavad olla rahuprotsessis vahendajad. Ukraina on nii sõjaliselt, poliitiliselt kui ka rahaliselt paremas olukorras kui kunagi varem kogu selle sõja jooksul. Just sellepärast näeme praegu Venemaal üsna palju murettekitavaid liikumisi. Ja just Alexander Stubb tegi selle tippkohtumise kohta väga olulise täpsustuse. Ta ütles, et on ilmne, et loomulikult ei arutata praegu Ukraina liitumist NATOga. Kõik, seda teemat ei suru enam keegi. Nii kaua kui sõda kestab, seda küsimust kindlasti ei arutata ja mingit liitumist ei tule. Kuid just Ukraina kaitsetööstuse integreerimine NATO partneritega on parim ja kiireim viis tagada Ukrainale staatus, mis on liikmelisusele lähedane ning luua talle kõige soodsamad tingimused võimalikuks liitumiseks tulevikus. Ja Alexander Stubb ise tuletas meelde, et enne kui tema riik 2023 aastal NATOsse astus, oli esimene asi, mida nad tegid, üleminek NATO relvastusstandarditele.
ja mis on väga oluline ka kaitsetööstuskompleksis. Ja sama soovitab ta teha ka Ukrainal. Ta ütleb, et kui nii tehakse, siis on liikmelisuse küsimus juba, nagu öeldakse, teisejärguline. Ukraina droonid on pärast rünnakuid naftaterminalide ja energiataristu vastu Krimmis alustanud tõelist jahti Venemaa kütuselaevastikule. Sel ööl süttis korraga 8 tankerit, mis olid teel okupeeritud Krimmi. Sellest teatas Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Macharbrodi. Ülemjuhataja sõnul kestab lahing okupeeritud Krimmi jaoks mõeldud kütuse pärast Aasovi merel juba mitu päeva, kuid sel ööl toimus see õhus. Selline operatsioon jõudis täiesti uuele tasemele. Ukraina droonid tabasid sel ööl 8 kütusetankerit, 1 kaubalaeva ja 1 parvlaeva. See tähendab kokku 10 laeva ühe ööga. Kõik tabatud tankerid on rahvusvaheliste sanktsioonide all. Need kõik kuuluvad niinimetatud Venemaa Föderatsiooni varilaevastikku. Seega täiesti seaduslikud sõjalised sihtmärgid. Need on laevad, mille kandevõime on umbes 7 tonni. See tähendab tonne kütust ja pikkusega umbes 100-140 meetrit, ehitatud ajavahemikus 2006-2012. Varem teatas Madžav juba rünnakust tankerite pihta, mis üritavad toimetada kütust Krimmi pärast Ukraina droonide rünnakuid naftaterminalile ja parvlaevadele Kertšis. Nüüd on see jaht muutunud süstemaatiliseks. Järgneb subtiitrite toimetajad M. Looseva, E. Korva, Poikova. Lisaks Venemaa varilaevastiku ründamisele õnnestus öö jooksul ajutiselt okupeeritud territooriumil vaenlase operatiivsest tagalast tabada 58 sõjalist sihtmärki. Kannatada sai ka okupeeritud poolsaare energeetika. Nimelt said lööke Krimmi elektrivarustuse objektid ja logistikasõlmed. Selle rünnaku kõigi tagajärgede üksikasjad on veel täpsustamisel, kuid juba praegu on selge, et need on üsna ulatuslikud. Ja lõpetan selle saate selle sama Madžari tsitaadiga. Tsitaat. Me peame vastu. Moskva langeb. Krimmi toidame ja ehitame üles. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik. Hoidke end. Kõike head.